Nii, veel üks keto taldrik, keto hommikusöök. Muna, praetud lillkapsas võiga, tomat, kurk ja roheline sibul, Hiina kapsas. Noh, täna siis niimoodi. Kes soovib, võib näiteks muna teha tuunikala konserviga ja hästi sobib kokku. Ja salatit võib teha oliivõliga. Mul oli vaja hapukoor ära kasutada. Ja lillkapsas lõikasin õisiku pooleks, praadisin võis läbi ja tipp-topp on täiesti. Lillkapsaga on see hea asi, et kui te ostate poest, ta säilib kilekotis, kapis pestuna ka väga hästi. Ja sealt saab võtta alati sellise osa, mida te nagu soovite ja saab kasutada võib-olla nädala jooksul, võib-olla kauemgi. Oleneb eelnevast värskusest. Tomatid ei pea olema külmkapis, tomat säilib ilusasti toatemperatuuril. Kapis ta võib kaotada isegi oma maitseomadusi. Ja muna ma tegin niimoodi, et kloppisin lahti, panin soola ja lisasin hapukoort veidikene. Nii et ei ole nagu vahet, kas panete hapukoort või natukene toidukoort või piima või kohvikoort, et saate sellise omletti saate ikka. Omletti valmistamine on nii, et ühe muna kohta arvestatakse 1 supilusikatäis piima. Ehk siis mitte rohkem. Et võite küll vähem panna, aga mitte rohkem seda vedelikku. Aga saab ka hapukoorega. Proovige, katsetage, sööge, head isu.